Erik ja Evelin Edruk, me oleme tehisintellekti robootika keskusest AIRE, mis on siis Digital European Innovation Hub ja me räägime teile, kuidas siis alustada, kuidas ettevõtetega, kuidas meie töötame koos ettevõtetega ja kuidas siis ettevõtted saavad julgemaks ja esiteks rahade taotlemisel, tehisintellekti projektide alustamisel ja üldse kogu selles digitaliseerimise ja automatiseerimise maailmas. Just. Muidugi oleks hea teada, et mis ettevõtetest te valdavalt olete, kas tehnoloogia või tööstusettevõtted või kuskilt hoopis asutustest, et siis umbes. Kui küsiks nii, et kui paljud teist on ettevõtjad või ettevõtetest? Väga hea. Jah, nagu Reet juba mainis, siis sissejuhatuse eest, et täna keskendume sellele, et millised on siis rahastusvõimalused tehisintellekti projektidele ning toome ka mõningaid näiteid sellest, et mis AIRE juba esimese 3-4 aasta jooksul teinud koostöös siis arendusprojektide osas ettevõtetega ning ka erinevate finantsmeetmete leidmisel. Reet nagu ütles, finantseerimise nõustamise teenusejuht ja mina siis olen juhtinud kliendisuhteid ja nüüd siis ka kõiki tehisintellekti teenuseid, mis meil AIRE sees on. Ning kui kellelgi on lisainformatsiooni hiljem vajadus saada, siis võite meile kirjutada, ühendust võtta. Lisaks küsige jooksvalt siinsamas küsimusi. Meile väga meeldib aktiivne vestlus, kui teil on mõtteid. Ning lisaks siis kui mingi slaide hiljem soovib, siis võib ka meiega ühendust võtta. Jah, just. Täitsa okei on, kui lihtsalt teete selle esimese kõne. Vasatus, kas saaks korraks tagasi ilmses ja fotot tehtud, jah. Väga hea. Sest et võib-olla see esimene samm on nagu spordiga ka, et kõige raskem on. Et meie selline tugev turule lähenemine üldse algusest peale on olnudki see ja meie esimeste edutulemuste taga on see, et me oleme suutnud üles ehitada hästi personaalse lähenemise ettevõtetele. Me alustasime aastal 2021 teenuste testimisega, mis on siis riigi rahastusel olnud periood 1 aasta ja siis alates aastast 2022 oleme siis olnud majandus- ja kommunikatsiooni rahastusel ja lisaks siis ka Euroopa Liidu rahastusel, mis siis ongi mõeldud iga liikmesriigi jaoks tehisintellekti keskuste loomiseks ja AIRE on siis Eesti riigi ettepanekul see keskus Eestis ja me hõlmame endas erinevat ökosüsteemi Eestis nii digitaliseerimise kui automatiseerimise vallas, et ühtselt teenuseid pakkuda ettevõtetele. Ja esimese 3 aasta tulemused on siin ka kaasa või välja toodud ning oleme siis olnud pühendunud ennekõike riigipalvel tööstusettevõtetele esimese 3 aasta jooksul ning nüüd alates sellest septembrist siis ka laiemale sihtgrupile. Ja endiselt on muidugi fookuses meil tööstusettevõte, kui ka üsna suur selline, ta oli eelneval perioodil meil kõige olulisem, kuhu me kaasasime siis ka tervisetehnoloogiat ja muud tehnoloogiaettevõtted, aga see 50% kõik on tööstusettevõte, aga me laieneme ja see on väga põnev vaadata, et kui tööstus on juba, ütleme siis üldiselt tehnoloogiaettevõte iseeneses, et tegelikult kõik ettevõtted tulevikus on tehnoloogiaettevõtted. Et kõik asjad digitaliseerida, automatiseerida, vaadata, mis andmed on, mida on vaja koguda, kuidas teha see tubakorda, kuidas lahendada ära kõige olulisemad protsessiprobleemid, tootearendus, kvaliteedikontroll, mis iganes nagu ette tuleb. Et see on see taust. Just, ja siis need 270 pluss ettevõtted on just need ettevõtted, kes on saanud meie selliseid põhiteenuseid, mis puudutavad siis tehisintellekti nõustamisi ja ka erinevaid uudsete lahenduste testimisi ja piloteerimisi koostöös ülikoolide ja teadusasutustega. Sest et meie kogu tegevuse taustal on see, et me ei konkureeri eraturu arendajate ja lahenduste pakkujatega, vaid eesmärk on see, et testida turvalises kohas, keskkonnas uudseid lahendusi, kus on risk ja hiljem siis ka neid lahendusi
nii-öelda edasi kanda teistesse sektoritesse ja need on nii-öelda open access põhimõttel, et kui me teeme mingisuguseid teste, siis ka need tulemused tehtakse avalikuks, kas siis nii-öelda Euroopa platvormidel, Aire poolt siis ka GitHubis ja neid nii-öelda lahenduskäike saavad teised ettevõtted ka kasutada ja rakendada. Ja noh, meie huvi on nagu muidugi ka seal, et kui ettevõte tuleb, et siis ta saab seda teha väga riskivabalt, et oma finantseerimist ei ole meie teenustes. Et noh, välja arvatud väikesed erandid veel. Aga ühesõnaga, et just see, et kuidas sa teed oma esimesed sammud, kuidas me aitame seal teel samm-sammult edasi ja kuhu siis lõpuks võiks jõuda. Ja kõik need lahendused, mis me oleme teinud testportfoolios, demoprojektides, ideevoorudes, et kuidas need edasi arenevad, kuidas tehakse sealt spin-offid SME-dele, kuidas kasutatakse juba loodud teadmust, et seda tehnoloogiat siirata väljapoole ülikoole ja teadusparki, et me kohe näitame ka meie konsortsiumit. Ehk siis, et meil on väga palju, mille baasilt annab teha nii mõndagi. See oli eelmine slaid, aga jah, TalTech kui Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, siis ka Tallinna Ülikool tegelikult nüüd septembrist ja teaduspargid ja kompetentsikeskus IMEC, kes on siis üle Eesti robotiseerimise tarkuse ja automatiseerimise tarkuse head omajad. Ning väga tihe koostöö on siis ka EISi ja liitude ja klastritega. Ja linnadega. Linnadega, et nii-öelda ettevõtete probleemide suunamine ja nii-öelda lahenduste potentsiaalsete lahenduste pakkumine käib koostöös siis meie partneritega, et nii-öelda ka teenuste pakkumise osas me üritame kõik teha ja disainida meie teenused nii, et nad ei dubleeriks üksteise pakkumisi. Samamoodi ka EISiga, et seal on rohkem digitaliseerimise teemat ja meil on siis just tuum on tehisintellekt. Aga jah, oluline siis tänase teema puhul on see, et avaliku raha 62 miljonit esimese 3 aasta jooksul nii-öelda Aire finantseerimise teenusega suutsime abiks olla kaasata. Mitte nüüd sellega, et me kirjutame taotlusprojekte, aga just sellega, et me aitame suunata õigetesse kohtadesse, tuua välja need küsimused, vaadata üle projektid, millest me räägime, mis on potentsiaalselt saada rahastust, mis ettevõttes on ka ära teha, nagu Reet mainis, tagatoa asjad ja see 62 miljonit on nüüd tagasihoidlik summa, et me pole seda laia nii-öelda see lai mõju ei ole veel siin, see on väga konkreetne asja. Jah, et seda saab ka palju laiemalt kaardistada. Ja siis sellest see mai saime ka Eesti Tööstuse kiirendiauhinna 5.0 konverentsi raames, mida juba on aastaid korraldatud ja just ennekõike seetõttu, et oleme suutnud nii lühikese ajaga ettevõtetele tegelikult tehisintellekti küsimustes palju abiks olla. Ja kuskilt alguse saime ürituste seeria, mis algas juba aastal 2021. Kui teil on huvi, siis olete alati oodatud, täiesti tasuta võrgustumisüritus, kus me räägime erinevatest tehisintellekti projektidest, kas nad on siis nii-öelda ettevõtetes juba läbi viidud, räägivad ettevõtted ise mõjust, jagavad kogemuslugusi, et see on nüüd koht, mis on mõeldud selleks, et tuua kohale erinevad osapooled, kes saavad siis arutada nii-öelda tuleviku uudsete lahenduste osas või otsida ka rahastajad, et rahastajad väisevad ka neid üritusi. Ja meil on alati mingi teema, mingisugused ettevõtted, kes oma siis projekti presenteerivad, räägivad oma õnnestumistest, oma kitsaskohtadest. Alati tuleb ka konkurente, mis on hästi tore, et kõik, kes on olnud väga konservatiivsed ja mitte soovinud võib-olla teha neid esimesi samme või pigem hoidnud eemale, mitte näidanud, kuidas neil on. Et on näha sellist mõnusat sulamist ja on võetud ka need esimesed sammud ja vaadatud, et kuidas me saame ikkagi nagu oma ettevõttes ka need asjad korda teha. Et see on nagu väga südamsoojendav. Et inimesed räägivad oma vahel.
ja nüüd siis sügisest jälle igakuiselt hakkavad need üritused meil toimuma, et võib-olla mõni on kuskil konverentsi raames, aga üldjuhul üritame olla nii paindlikud selles osas, et kas me teeme selle nii-öelda kuskil ettevõttes või mingi sündmusega koostöös, et siis on tore ühtselt oma nii-öelda koostöökontakte ja võrgustikke ka jagada. Järgmine tuleb 20. november Swedbankis. Jah, ja Swedbankiga ennekõike just nüüd selles rollis, et aireteenuste nii-öelda sisu ettevõtetele või nii-öelda tagasiside, mis nad siit saavad, on Swedbankile täiesti arvestatav siis riskimeede, kui me räägime tehisintellekti projektidest, just rahastamise kaasamisel ka, et täna me nii-öelda võib-olla rohkem keskendume just avalikele meetmetele, kuid meil on ka tõesti erakapitali kaasamise teenus ning lisaks siis ka üleüldse, et teha nüüd mõjusaid investeeringuid on hästi oluline, et ettevõte oleks juba mindsetil selline, et seal on ka oma finantseeringu osa. Eesti ettevõtted seni on olnud pigem nii-öelda kartlikud selles osas ja isegi teinekord 30% kuskile sisse panna tundub natukene keeruline, eriti kui on tegu alustavate ettevõtetega. Aga see on ka vaikselt muutumas, et oma finantseeringu osa on kindlasti hästi oluline. Ja me oleme tegelikult pankadega nüüd päris pikas läbirääkimiste protsessis olnud ja tulevad järjest pangad kaasa, et meie klientidele pakkuda väga mõistlikel tingimustel laenu oma pinnina siis juurde nendele avalikele meetmetele. Nii, natukene juba puudustasime, et kes on meie teenuste sihtgrupp, siis 50% töötlevatööstus ja selle väärtusahelatesse kuuluvad ettevõtted, väikese kuni keskmisega suurusega, väikese ja tegelikult keskmise suurusega, mis tähendab seda, et ettevõtte käive kuni 300 miljonit, bilansimaht ei ole määrav ja töötajate arv kontserniüleselt siis kuni 2999 inimest. Need on detailid, nendesse me täna ei keskendu, aga kui tulete ja on küsimusi sihtgrupi kuuluvuse osas, sest et meie toetuse teenuste andmistel on omad tingimused, siis me saame individuaalselt konsulteerida ka sellel teemal. Ja siis nagu mainitud, siis teised peamiselt majandussektorid on ka meil nüüd fookuses seetõttu, et ka mõjutegevust laiendada, et see on ennekõike tulnud Euroopa Liidu rahastuse taustalt ja tingimused. Nii, ja siis kõige olulisem küsimus võib-olla kogu selle asja juures on see, et palju teenused maksavad. Teenused on riigiabipõhised, mis tähendab seda, et ettevõttel on valida, kas ta rakendab oma vähese tähtsusega abi, mis on riigiabivorm, või artikkel 28. Ja igal juriidilisel kehal on siis 300 000 eurot 3 aasta peale kasutada riigiabi põhil avalikke teenuseid, siis kas siis oma konkurentsivõime tõstmiseks tegevusteks või erinevateks nõustamisteenusteks. Ja seda üldjuhul väga paljud ettevõtted ei tea, ennekõike kui nad on just alustavad ettevõtted või väikeettevõtjad ja isegi kui ettevõte on nii-öelda eile registreeritud, siis by default tal on see võimalus olemas, et ta saab seda riigiabi kasutada. Seda üldjuhul registris ei kajastu, aga kui me sinna midagi sisse paneme, siis ta ka kajastub seal juba. Ja, et see on siis 300 000 2 aasta peale pluss 3 aasta peale, pluss siis on meil grupierandi määrusega on 200 000 3 aasta peale. Ehk siis, et see aegub. Just, et kui täna... Grupierandi määrusega on ka 2 aasta peale. Kuidas? Seal oli kuidagi mingi spetsiifiline. Kui täna kasutad 50 000, siis homme 3 aasta pärast see 50 000 taastub, ehk siis ta on selles suhtes nii-öelda ilusti ringi käib. Aga jah, siit siis edasi liikudes, kui me räägime nüüd ka nii-öelda laiemast plaanist, mis Airel on siin toimumas, üks on nii-öelda Eesti tasand, siis meil on ka lisaks Euroopa tasand ja nüüd aastast 2026, kui ettevõtetel on soov võimalus kasutada ka Euroopa Liidu tehisintellekti taristut, mis on väga suur juba selles vaates, et seal on erinevad nii-öelda suured keskused sees ja mille jaoks siis Aire on mõeldud kui digitaalse innovatsioonikeskusena.
Eestis esmakontaktiks ja sisseviskajaks just näiteks tehisintellekti gigateastesse, mis on siis AI Factories, või testing and experimentation facilities, mis on selline koht, kus saab ka ettevõte testida ja piloteerida erinevaid lahendusi. Ja see on nüüd midagi, mida me siin nüüd pingsalt lepingutega hetkel ka välja töötame erinevate keskuste vahel, et kuidas kõige paremini ettevõtteid liigutada vastavalt nende vajadusele, aga lihtsalt teadmiseks, et siis edaspidi on ka võimalus Euroopa Liidu tehisintellekti ökosüsteemi teenuseid tarvitada erinevatel riigiabi tingimustel ja ka täiesti tasuta. Et näiteks AI on demand platvorm, mis on üleval vasakul, on nüüd selline keskkond, kuhu siis laetakse üles erinevad tehisintellekti-põhised tehnoloogiad, liidesed, tööriistakastid üle Euroopa erinevate siis rahastuste poolt valmistatud lahendustena ja kaasa arvatud ka Aire GitHubi tulemused. Et kui mingisugune tööriist või lahendus on juba loodud või tehtud, siis eesmärk on ennekõike sellele, et me valideeriksime, et me ei dubleeriks midagi rahastusega ja toetaks ennekõike selliseid uudseid asju, mida veel ei ole tehtud ja testitud. Nii. Aire teenustest nii palju, et kui seal vasakul pool on nüüd Euroopa Liidu tasand, millest me rääkisime, ja ettevõttele ennekõike on see kasulik just selles mõttes, et kui planeeritakse suuremaid projekte teha või siis otsitakse lahendusi juba olemasolevatest tehnoloogiatest, siis Eesti tasandil me tegeleme väga tugevalt just sellise esmateadlikkusega, mis puudutab tehisintellekti rakendamist, aitame tuvastada ja kaardistada ettevõtte vajadusi ja lisaks ka toetame siis läbivalt rahastusvõimalustega, et meie tegevusel on ennekõike suur siht mõju, seda nüüd küsitakse, seda küsib meilt riik, küsib liiga kiiresti isegi, et pilootprojektide mõju on kohe pärast toimimist väga keeruline teha, aga oleme siin ise näinud juba, et esimesed pilootprojektid, mis said tehtud, 54 tükki on neid, tegelikult 61 tükki, on need meil kodulehel väljas. Mõnda videot täna näitame ka, selgitame siis taustal, et mis tehtud sai ja mõju on ka see, et kui palju me teeme koostööd ja kasutame neid platvormi teenuseid, mida Euroopa Liit ka pakub ja kui palju me kasutame neid tehnoloogiaid, et me ei kasutaks teiste majandusruumide neid platvorme ja AI-d ja kõike muud, et selles suhtes, et see on nagu ikkagi me ise loome siin ja arendame ja võimalikult oleks hea kasutada. No nagu me kasutame Lumi, HPC-d ja tavalised asjad. Just, ja Euroopa Liidu üldine suur probleem on olnud see, et nad on tõesti aru saanud kevadel, et siin pole enam küsimust, et kui me nüüd ei tegutse ühtselt, siis USA-st ja Hiinast me igavesti maas oleme ja nende strateegia on siis see, et kuna meil on nii palju piire ja nende piiride vahel tegelikult võib juhtuda nii, et tehakse päris palju sarnaseid lahendusi, siis ideaalne oleks see, et kui meie suudame kas või Eestis loodud tehnoloogiat saama kasutama siis mõnes teises liikmesriigis, siis see juba on selline väga hea tulemus ja see on see, mida me teeme siis ka kõrvaltegevustena enda koostööpartneritega Euroopas. Et üks näide, mis meil on juba olemas, on ka ühest Eesti ettevõttest 5.0 Robotics, kellel on siis selline tark CNC masin tehisintellektiga, mida siis meie koostööpartner Iirimaalt võtab nende masinad ja siis Iiri tööstusettevõtted saavad seda pinki nende juures täiesti tasuta teenusena kasutada. Et selline tehnoloogia väljapoole viimine on hästi oluline just EL-i rahastuse kontekstis, kus ei ole nii palju raha, kui USA-s pannakse raha tehisintellekti arenduse sisse ja meie siis väga tugevalt teeme nüüd seda, et kui meil on kohalikud ettevõtted ägedate lahendustega, siis me viime neid välja ja vastupidi ka väljaspoolt, kui Euroopa Liidus on juba kellelgi mõni tootult hea tehnoloogia kasutusel, siis me saame seda ka meie ettevõtetele rakendada. Ja kõige olulisem mõju on muidugi see, et Eesti ettevõtted tehakse väga-väga hästi ja et neil oleks piisavalt ressursse neid asju teha ja et me oleksime piisavalt võimekad, et me suudaksime piisavalt palju toota ja et kõik need väärtusahelad ja tarneajad oleksid võimalikult lühikesed ja
meil on rakendunud ka Euroopa Liidus tehisintellekti määrus ja tehisintellekti vastavuse määrus, ehk siis AI Act inglise keeles on see, et kui meil on erinevates protsessides tehisintellekti põhised lahendused kasutusel, siis nad peavad vastama ka nii-öelda usaldusväärse tehisintellekti tingimustele ja selle jaoks on siis AIRel ka täiesti olemas uuest aastast teenus ja me aitame ja juhendame ettevõtteid juba varakult selleks, et kui 2017 tuli GDPR, siis ettevõtted on valmis ja tagantjärgi hakkasid oma kodulehtedele erinevaid privaatsustingimusi lisama ja samamoodi üldtingimusi täiendama, siis nüüd meil on varakult toimimisega vähemalt see teadlikkuse tõstmise potentsiaal väga hea ja küsimus on ennekõike mindsetis, et kogu see Euroopa Liidu regulatsioonide nii-öelda temaatika võib olla täiesti peavalu, aga mindset jällegi selles osas, et kui me suudame varakult tegutseda, meie oleme abiks, nii-öelda aitame teil kohandada vastavad olla ja ennekõike on tehisintellekti määruse puhul siis nii-öelda selline riskiauditi küsimused või standardi küsimused eesmõtlemas just neid ettevõtteid, kellel on kõrge riskiga tehisintellekti tehnoloogiat kasutusele võtmisel. Ja see tähendab siis nii-öelda igasuguseid teaduvastuslahendusi, HR, CV-de läbitöötamise lahendused, millel võib tekkida nii-öelda eelarvamus ja bias ning sellised tavapärased tehnoloogiat, mida me kasutame ala suured keelemudelid, siis see ei ole nii-öelda selline kõrge riskiga tehisintellekti tehnoloogia, et ei pea selle pärast otseselt muretsema. Ja lisaks siis ka Euroopa Liidu poolt on räägitud kõrge riskiga tehisintellekti tehnoloogiatest, siis neid saab ka täiesti legaalselt testida ja legaalselt saab neid testida loodetavasti järgmise aasta suvest alates tehisintellekti regulatiivses liivakastis, inglise keeles AI Regulatory Sandbox, mis tekib Justiits- ja Digiministeeriumi juurde ning neil on siis loomisel hetkel keskkond, kus ettevõtted, kellel on kõrge riskiga nii-öelda potentsiaalikad lahendused, siis nad saavad neid testida turvaliselt reguleeritud keskkonnas. Aga põhiline, et siin on hästi palju hästi keerulist juttu võib-olla, aga kui te tulete meie juurde, siis me räägime hästi lihtsalt, mis te järgmiseks tegema peate. Et ärge tundke, et hakkate kohe uppuma, vaid et pigem võib-olla on hea, et korraks nagu avardada seda pilti, et te saate aru tegelikult, mis kõik meid puudutab ja mida kõik need asjad võib-olla hõlmavad, mida me võib-olla peame silmas pidama. Aga tegelikult need sammud, kuidas edasi liikuda ja just nende teenuste vahel ja meiega suhtluses on hästi lihtsad. Et me teeme tegelikult kogu selle administratiivse töö teie eest ära. Et siin on hästi toredad näited, mõtlesin, et peaksime seda statistikat koguma, et kui palju me oleme Euroopa Liidu jaoks erinevaid taotlusi, raporteid, nagu siis, no mida iganes asju koostanud ja teinud. Aga see on kõik sellepärast, et ettevõtted oleks lihtsam. Just. Ja koduleht on aire.eu, natukene on veel keeruline, aga seda siin meelde jätma saate ka lihtsalt guugeldada AIRE või tehisintellekti ja robootika keskus AIRE või siis inglise keeles on meie kodulehele ning kui on soovi siis alustada erinevate küsimuste või oma ettevõtte tehisintellekti kaardistamise teekonnaga, siis saate registreeruda tehisintellekti esmanõustamisele, 1 tund on täiesti tasuta kõikidele ja edasi siis on juba niisugused pisikesed riigiabisummad süvanõustamistel alates 800 eurost kuni olenevalt nii-öelda teenuse mahust kuni 4 ja 8000 euroni. Et nii-öelda siis 300 000 euro portfellis on see ikkagi nii-öelda päris väike summa. Ja rohelistele teenused siis on markeeritud teenused on avatud nüüd meil hetkel, teised on hetkel avamisel aasta lõpus. Demoprojektid on siis Test for Invest põhimõttel pilootprojektid, kus me siis oleme juba tuvastanud ettevõttes potentsiaalika koha, mis tundub ka teadustiimidele selline koht, et kus potentsiaalselt tõesti
saaks mingisuguse hea lahenduse üles ehitada, riskid on hinnatud, erinevad tasuvusanalüüsid on tehtud ja siis saamegi testida konkreetset tehisintellekti lahendust. Ja nüüd neid näiteid me siin toome paariki, mis on tehtud ja mis on olnud tulemused. Et TRL tasemel 5–8 valdavalt, et on ikkagi mingisuguse konkreetse, ütleme siis, et teadlased koos oma siis ülikooli tiimidega, kus on ka tegelikult tudengid erinevatest siis õppesuundadest või ütleme kõrgust, selles mõttes, et nii baka kui magister. Et väga kihvtid dünaamilised tiimid, kes kasutavad siis olemasolevat teadmust, tehnoloogiaid, mis on juba siis teadlastele välja töötatud, vaadatud, kuidas nad võiksid tuua kasu ettevõtetele ja siis konkreetset lahendust minnakse siis testima. Kõigepealt siis laboris ja pärast ettevõttes endas ka. Ja siis see, mis sealt nagu välja tuleb, et siis kas tehakse spin-off või siis saab skaleerida teistele ettevõtetele, et see on siis nagu see, mis meid ka väga huvitab ja just iga lahendus muutub seda odavamaks ja kättesaadavamaks, mida rohkem nüüd seda kasutatakse. Ja tegelikult eesmärk nii-öelda toome näite siis, kui on tööstusettevõte, temaga on tehtud läbi demo, on olemas selliseid näiteid Eestist, üks metallitööstusettevõte 3 aasta eest, 4 aasta eest, see oli üks esimesi demosid, mis me üldse tegime. Laos on olemasolevad turvakaamerate peale ehitatud masinnägemissüsteem, mis siis aitab tuvastada nii-öelda kaupa lattu sisse välja minevat metalli. Ja sel hetkel vähemalt laomajanduses sellist metallitehnoloogia valdkonnas tehnoloogiat olnud. Taustal täiesti uudne lahendus ka ülikooli teadlaste poolt, et see on nüüd midagi, kus siis nii-öelda ettevõttel on endal soov seda toodet omada, see on lisandväärtusega ja väljaspoole müüa. Ja selliseid lahendusi ja näiteid tegelikult meil on päris palju. Et jällegi neid koha, mida me otsime. Et muudes juhtudes on tehisintellekti otstarbekuse nõustamine, saab andmeid vaadata, et iga projektiga ei ole mõistlik nii-öelda süvalistimisse minna. Nii, aga tehisintellekti projektiga alustamine. Et meie oleme siis seal alguses just need, kes aitavad üle vaadata, et kas tehisintellekti on üldse vaja, et võib-olla lihtsalt nii-öelda uudne või popp-tehnoloogia või haip. Aitame siis kas siis välistada midagi või kui on olemasolev tarkvara, siis suunata kas siis õige kontaktideni või anda see info edasi. Kindlasti ka vaatame siis sinna juba sisse ka, kui me läheme nüüd tehisintellekti süvaanalüüsidesse, mida me ka pakume, kas on ettevõtte võimekas, et läbi viia mõnda uudsel lahendusel olevat projekti, siis selle jaoks on ka nüüd hulgalist igasuguseid rahastusmeetmeid, muidugi ka teisel variandil, kui te soovite lihtsalt tehnoloogiat rakendada ja osta endale kas siis metalli või osta tehnoloogiat, siis selle jaoks on ka erinevad meetmed rahastusvõimalused olemas, et mõlemat pidi saab. Aga tuleb osata lihtsalt ka seda nii-öelda projekti nii-öelda määrata, rahastusega saamisega targalt tegutseda. Siis tegelikult just see tehisintellekti otstarbekuse hinnangu nõustamine, mis meil on, et tulevad eksperdid teile tööstusesse või ettevõttesse kohale, teevad intervjuud, vaatavad ringi, vaatavad, kuidas tootmine käib, mis protsessid on rakendatud, milliseid andmeid kogutakse, teeb teile analüüsi ja konkreetsed asjad, mis oleks vaja korda teha ja järjekorra. Et kui ettevõte ei ole veel tehisintellekti rakendamiseks valmis, siis ilmselgelt tuleb ära teha need esimesed sammud. Ja meie tegelikult ootame ettevõtteid siis pärast seda, kui esimesed sammud on tehtud tagasi oma teenustesse, sest me ikkagi oleme keskendunud sellele tehisintellekti rakendamisele. Ja järjest rohkem on neid ettevõtteid valmis selleks, aga samas ka nagu statistika ja olukorrad näitavad, et on valdkondi, on ettevõtteid, kus on see töö veel tegemata, aga see ei võta ka liiga palju aega ja selleks on kõik võimalused olemas. Just. Ja väga paljudel ettevõtetel on ka muidugi igapäeva probleeme, mis ei puuduta siis üldse neid eesmärke, mis üritatakse saavutada, et kui on ka erinevaid probleeme, siis üritame ka olla kõrval toeks ja motiveerida sellest vaatepunktist, et
kuidas tagatuba korda saab, mis tuli ka alguses mainimisele. see on juba üks indikaator, kui on liiga palju muud tegemist, et ei ole üldse aega tegeleda andmetega, siis on jah, siis peab sellega tegelema ja siis on aega tegelikult tegeleda ka nende päris asjadega, et kuidas nagu kasvõi, et kus mu turg on, kas see on piisavalt suur, kas me peaksime laienema, kas me peaksime, no kindlasti ei ole mõtet rohkem toota, kui ei ole turgu ja noh, et selles mõttes, et me tegelikult aitame nagu igas selles lülis, et meil on koostööpartnerid ja me hea meelega nagu suuname ja juhatame ja ootame siis tagasi. Just. Ja väga hea, et sa mainisid siin turu küsimus, sest isegi valdkondade põhiselt on olemas selline andmebaas, kus on erinevad turud erinevatele valdkondadele, kuhu oleks kõige mõistlikum minna ning kogu see andmebaas on siis tehisintellekti põhiliselt loodud. Mis otsib siis kõige sobivama parima nii-öelda turu just seetõttu, et esile tuli see enne kõik koroona ajal, kui meil tekkis kriis sellega, et tarneahelad tuli ringi teha Ukraina sõda, jälle tarneahelad ja meil on palju siis nii-öelda keskendumist, eriti just tööstusettevõtete puhul Skandinaaviasse, varasemalt oli ka Venemaale ning Leedu edu taga seisab see, et nemad on keskendunud Kesk-Euroopale, meil on seda vähem ja on olemas niisugune suur Orvise andmebaas, kus siis iga riigi kohta on kõik eksporditurud, kõik valdkonnad, kui palju on eksporditud, kõik välja toodud, avalikud andmed, seda on rakendatud just sellise mudeli loomise jaoks, mis siis aitab tuvastada vastavalt nii-öelda tööstusvaldkonna turu seadmisele. Kui tunnete huvi, siis küsige. Just.